puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja vaalu. Tere tulemast Puuduta mind saatesse ja täna on meil külaliseks numeroloog Kai Tamm. Tere. Jälle. Jah. Sirjale ka tere. Tervist. Tere, Sirja. Just. Ja nüüd me läheme kohe nikkadi-nakkadi põneva teema juurde, tõesti numbrite juurde. Ja tõepoolest, meie elu on täis virvarr numbreid, igasuguseid, miljoneid numbreid tegelikult. Ongi. Peaaegu kõik ongi numbrites. Just. Et nii-öelda tähtedes on väga vähe, et kirjatähtedes ma mõtlen, aga numbreid on puru ja muru. Et on telefoninumber, majanumber, autonumber, Sünnipäev. ID-kaardi number, ma ei tea, mis meil veel on. Pangakaardi number. Õige. Pinnid. Ja pinn. Pinnid ja pukid ja kõik on. No aga räägi siis nüüd ära, et kas numbrid päriselt ka mõjutavad meid, et või on see ainult nii, et vahetevahel on selline tunne, et mingi teatud üks number kogu aeg lööb ette ja alles siis võiksid hakata justkui uurima, et oot, et sellel võib olla mingi tähendus või? Seda on päris tihti, et inimestel löövad ühed ja samad numbrid välja. Nii. Ja see tähendab just kõige rohkem seda, et sellele numbrile tuleb pöörata tähelepanu. Et kui see hakkab nagu korduma? Jaa, kui ta hästi kordub. Aga tihtipeale on ikka nii, kuna numbrid on palju, siis mõned ikka korduvad ja need, mis korduvad, nendele tuleb pöörata suuremat tähelepanu. Ahaa. Et kui mina näen kogu aeg 777 autot, et siis vaata nagu, mis seal taga on. Siis on inglid sinu juures. Okei, siis on tore. Kuigi siin raamatus on ka ingli numbritest on täitsa informatsioon olemas. Minu on väga loll küsimus ja täiesti natuke nagu ikka mööda teemast, aga ma elan ju Viimsis ja seal ongi ja seal elavad pururikkad inimesed, kes saavad endale osta neid 777 numbreid ja igasuguseid muid. Et kas siis Viimsi järelikult tähendab, ongi rohkem nagu inglitest mõjutatud või? Ja ma arvan küll. Selles mõttes, et kui see numbri kontsentratsioon on seal suurem. Ma näiteks see on ühte maja, kus on 2777 autot. Jaa, siis on küll, jah. Aga sa saad ju teadlikult valida endale ise autonumbri. Ja mõelda nagu, et okei, et ma tahan neid numbreid. Mine arki ja küsi. Nad ütled, ei, seisa järjekorras, siis võib-olla saad selle. Või siis maksad. Ei, sa pead maksma. Siis saad ju. Üks päev nägin autonumbrit, praegu tuli meelde 555 Anu. Näed, kui tore. Jaa. Aga tegelikult ka... See number sobiks sulle endale hästi, vaata, sa oled nii liikuv ja tegutsev inimene, et näiteks see 555 auto sulle võiks päris hästi sobida, aga tundub, kuna see number on ära võetud, siis sa oled sellest ilma. Just. Aga ega su enda autonumbrid ka halvad ei ole, nii et... No me just rääkisime siin, et ma jagasin suga oma autonumbrit, see oli siis 936 või? Jaa. Nii, ütle selle kohta. Ja see auto näiteks... kindlasti ta nõuab hoolitsust. Selles mõttes, et selle numbri valitseja on Marss ja Marss valitseb ka automootorit ja kui sa seda autot kenasti hooldad, siis ta sind teenib veel väga pikka aega ja mootor tuksub väga hästi. Aga kindlasti jah, tuleb ta ikka tahab ka, et ta on hooldatud ja puhas ja... Ma väga hooldan, et ta on väga vana auto kusjuures, ta on unikum natukene ja sellega ma sõidan end suviti. Mis auto ta on? Et nüüd, kui me ütlesime numbri ka juba ära, siis ma ei paljasta. Olgu. Aga mul on teine auto ka veel. Mis see oli nüüd? See oli... mul on nii õudne, ma ei tea, teine auto tuleb sul kokku numbriga 1, et see on juhtiva ja energilise, enesekindla, sihikindla inimese auto, et see auto samamoodi vajab jälle puhtust, korda ja hoolitsust. Ja
kui ta jääb hoolitsemata, siis ta kipub tihemini rikki minema kui muidu on. Väga tore. Ei ole. See oli Sirje auto number. Nii, ja ütle minu auto kohta. Ja sinu teine auto number on 4 on ju. Nii. Mul oli üks ja see annab vastupidavust ja organiseeritust ja ta on väga hea igasugusteks pikkadeks ja headeks sõitudeks, et tema ja töisteks sõitudes see on jälle auto, mis sind teenib väga kaua. No peamine on tegelikult alati ju see, et sa pead auto eest hoolitsema, et aga mis planeet see number 4 planeet on? Planeet Rahu. Tegelikult on ta pool planeet, ta on kuu põhjasõlm. Ja kuu põhjasõlm, okei. On 4, no see on, ütleme see, mis mina kasutan numeroloogiasüsteemist Veda numeroloogiat ja seal tuleb ta 4. Aga mis see minu 1 on? Võt sinu 1 on see just, mis ma enne lugesin, et ta tahab puhtust ja korda ja vajab hoolitsust ja hoolitsemata jäädes ta kipub rikki minema, aga mis on oluline selle number 1 auto juures on see, et oleks hea, kui ainult sina sellega sõidaks. Me sõidame mehega 2. See ei ole eriti hea ja siis ta võib muutuda, kui on teine sõitja, ta võib muutuda tujukaks nii-öelda. Ja mingeid rikked, et tegelikult ta tahaks just, et omanik oleks sina. Tähendab, ainult sina sõidaksid. Nii, et ei ole midagi, ostad teise auto mehele. Ja. Aga kas sa panid mul kokku need tähed ka või? Ei pannud. Aha, okei. Aga kas see 1 on päike või? 1 on päike, jah. Veda astroloogias on päike on halb. Ei ole. Ei ole või? Miks sa ütled, et ta on üks? Ma kuskil lugesin, ma mingid loen vahepeal mingid Veda. Seal on vahel niimoodi, et näiteks kui on, ütleme, number on 13, eks ju, et siis 1 on päike ja 3 on Jupiter ja nemad eriti kooskõlas nii-öelda ei toimi. Et siis võib see number muutuda negatiivseks, aga 1 päike üksi on väga positiivne. Ja tegelikult on ju igal numbril on oma head ja halvad küljed. Nii, aga mis see sinu argument oli? Ma vahel loen neid välismaiseid igasuguseid astroloogia artikleid ja kuskil ma märkasin, et mingid Veda astroloogid, siis India astroloogid, nemad rääkisid, et on nagu head planeedid ja halvad planeedid ja päike kuulub halbade planeetide hulka. Täiesti uus. Minu jaoks ka. Minu jaoks ka uus. Minu jaoks ka. Aga Sest minu meelest on absoluutselt igal planeedil oma head ja halvad omadused, nii et mulle meeldib ka nii mõelda. Aga kas see tõdemus, et kui vähegi võimalik mingi asja numbrit valida, sa saad seal võtad telefoni näiteks uue, siis sa saad ju seal mõelda, et pakutakse erinevaid telefoninumbreid, et valin siis selle järgi, et oleks sobilikum. Ja, võiks olla küll. Või siis panga PIN-kood. See oleks täiesti sobilik, et näiteks kui sul on panga PIN-kood, siis tasuks valida niisugust numbrit, näiteks mis annaks kokku 8. See on, ütleme, selline rahanumber, aga ta võib olla ka karmanumber, nii et siin on jälle kahetsed ja ütleme, teine number, mis tuleks kõne alla, ütleme, panga PIN-koodidel oleks 4. Et see on materiaalse baasi saavutamise number ja töö ja praktilisus ja niisugune, et võt. Aga siin muidugi vahel on niimoodi, et me kõik teame, et on olemas ka meisternumbreid 11, 22, 33, 44, edasi ka veel ja tegelikult on niimoodi, et
mul siin ühe korra oli üks tuttav, tahtis endale kangesti meisternumbrit ja muutis oma nime ära. Et tal tuleks meisternumber ja kõik ta asjad hakkasid alla vett vedama, nii et täiesti jube, vaata, kui sa ise ei ole sellel tasemel, et kanda välja meisternumbrit, eks ju. Olla absoluutselt, ütleme, 90% ühiskonna jaoks, mitte iseenda jaoks on. Sa pead olema ainult teiste jaoks ja kui sa seda välja ei kanna ja siis ta vahetas oma nime tagasi. See oli küll aastaid, mingi 20 aastat tagasi. Aga ta saigi kohe võrrelda, et kui tal oli endine nimi, siis meister ja siis läks endise juurde tagasi ja asjad loksusid jälle paika. Et vaata et kui sa ikka tahad endale võimast numbrit ja meisternumbrit, siis ausalt öeldes sellega ma peaks küll piiri. Et see tuleb väga läbi mõelda, kas sa oled just see, et sa oled teistele. Jah, et ei ole siin midagi. Siin isiklik elu jääb absoluutselt kõrvale, kui sa valid endale meisternumbri. Aga kas on olemas, sa ütled meisternumber, kas on olemas ka armastuse number, kas on olemas edunumber, kas on olemas rahanumber, kas sellised asjad on ka olemas? Ja on ikka. No armastuse number näiteks, ütleme, parim on 6, see on armastus, harmoonia, rahu. See on minu saatuse number, et te kõik teaksite. Ja sellest ka võivad tekkida muuses sinu tervisehäired, et sa tihti peale nagu ma tahan öelda lakke ja põmm maha. Asetad teiste soovid enda omadest ettepoole ja kokkuvõttes see võib su sisimas tekitada stressi ja päris tugevat, et siin oleks vaja meditatsiooni, näiteks seal võib-olla tai chi'd, joogat, need oleks kõik, mis aitaks neid pingeid maandada. Aga muidugi kindlasti sinu loomingulisus on see, mis sind väga palju aitab, sa oled ju väga loominguline inimene. Ei, see kindlasti on nagu... Nii, see oli, oota, armastuse number nüüd või? Jah. Ja 6 on armastuse number, nii edasi, rahanumber. 4 ja 8. 4 on materiaalne baasvundament, eluvundament, mille pealt seda looma hakata, aga siis peab kõik olema praktiline. Sinu elude number on 4. Ja. Siis peab praktiline inimene olema või? Jaa. See ei tähenda seda, et sa ei võiks olla loominguline, seda muidugi, aga ütleme eelkõige praktiline ja mõtlema oma nii-öelda tuleviku eest, et panna vähe raha kõrvale. Kindlustama ennast. Kindlustama ennast, Ja 8 on ka, ütleme, rahanumber. 6 muidugi toob ka finantsilist stabiilsust. Aga ütleme, 8 on ka raha, äri ja karma, aga kuna ta on karmanumber, siis seal võib olla nii, et 8 numbri mõju all meist võivad saada kuningad või kerjused. Nii et see on täiesti, 8 on niisugune väga kaheotsaga asi. Triki selline. Jaa. Väga põnev. Ilmselt armastus, raha. Edukus. Edukus on kindlasti 1. On kõigepealt, see toob edu kõiges sellepärast, et need inimesed tavaliselt on hästi sihikindlad, ütleme hästi töökad ja edumeelsed, et uusi asju jälle midagi uut alustada, midagi uut teha, siis võib-olla edu on veel 3 kindlasti, aga ütleme 3 annab sellist kõige rohkem loomingulist edu. Et just loomingulises töös saavutatud edu. 4 on jälle see, eks ole, mis annab selle materiaalse vundamendi, ütleme sellise
aga 9 näiteks, 9 viimane number, et jah. tundub nagu tähtis number olevat. No 9 on rohkem niisugune, ütleme, sotsiaalhoolekande number. See on niimoodi, mis nagu mõjub väga sotsiaalselt ja ta võib anda materiaalset edu, aga ta ei pruugi, sellepärast et 9 inimesed on tavaliselt need, kes jällegi nagu 6 väga palju pühendavad ennast teistele ja nad pühendavad mitte rahalisest eesmärgist, aga just sellisest, ütle nüüd see sõna. Hoolitsus. Jah, ütleme hoolitsus ja empaatia kindlasti ja niisugused asjad, et tihtipeale on, ja ma olen kohanud ka, mitmed arstid on 9, näiteks 9 sobib väga arstidele ja õpetajatele, sellepärast et nemad annavad endast tohutult palju ära ja 9 kompenseerib neile seda energiat, et kui sa oled 9, aga sa ei ole sellisel alal tööl, mis sinu energiat võtaks, ütleme, kulutaks, siis see energia võib nii-öelda tagasi pöörata sulle endale negatiivseks, et 9 on jah selline number. Aga kui nüüd ütleme, minu elude number on 6, aga mul sünnipäeva kuupäev justkui teeb kokku 1, siis kas see üks ka natukene nagu loeb või? Mul on 19. Jaa. Ei, muidugi. Ja see annab sulle sihikindluse, ütleme, sellise motiveerituse ja palju võimalusi uuteks algusteks. Aga siis Anul, kellel on 9, et tema võiks olla peaaegu et arst, äkki psühholoog. Kus kohast? Kus sa võtsid siis selle 9? Sa oled 9. kuupäeval sündinud, nagu kõik terve maailm teab, seda me võime kõigile rääkida. Kuule, kallikene, aga mul selline küsimus, vaatan praegu siin näidatakse seda maja ja korteri numbrit, aga kuidas siis 2-kohaliste numbritega edasi läheb, et kui on maja näiteks seal 15 või 16, kas sa siis... No võtad 15, siis võtad 1 + 5 on 6. Niimoodi, okei, selge, lihtsalt. Aga numeroloogias põhimõtteliselt peale meisternumbrite käivad kõik numbrid niimoodi, et sa... lihtsalt liidad nad kokku. Lihtsalt liidad nad kokku nii kaua, kuni saad 1-kohalise numbri. Välja arvatud siis meisternumbrid. 11, 22, 33, 44, 55 ja edasi. Halleluuja. Sain aru. Autonumber. Kui näiteks on maja või korteri number on 33 ja see on nüüd meisternumber ja kas see tähendab ka, et sa pead kuidagi väga sa pead väga paljus olema teistele pühendatud siiski. Et meisternumbrid nõuavad kõik teistele pühendumist. Ja näiteks kui ütleme 11 on selline number, mis nõuab pühendumist, aga tegelikult on ta seotud ütleme suhtlemise ja kõige sellega, et näiteks kellel on meisternumber 11, nemad peavad palju teistega suhtlema ja sellest nad nagu ise ka arenevad on ju. Aga ütleme 22 ja 33, nemad ei pea otseselt inimestega suhtlema. 22 on ütleme ehitamine, kõik selline uue loomine ja 33 on ütleme armastus ja ütleme 22 sinna alla käib ka väga hästi arhitektuur. Näiteks arhitektid on ju, et kes ehitavad ja loovad ühe korraga. Ja 33 on jälle selline number, mis seondub kunstiga.
et seal oleks niisugune, et ütleme, kunst, sa ei pea otseselt inimestega suhtlemine, aga sa teed oma kunsti ja sellega muudad inimesed harmoonilisemaks. Et see kunst peab olema just siuke ilus kunst, mitte mingi räige jama. Ja kakajunn purgis. Mis asja sa seletad? Kuule, aga kui on 10, siis 10 tähendab ikkagi ühte. Ja. Selge, see on ka. Ainult kui ta tuleb isiklikus aastas, näiteks kui me liidame, ütleme, isikliku aasta kokku on ja kui selle numbriks tuleb 10, siis ta on üleminek 6 tasandile. Aga muidu on ta 1 ja. Kuule, aga enam-vähem ma siin nagu kiirelt praegu sirvisin lihtsalt seda raamatut. Sa oled ikkagi jäänud kuidagi hästi positiivseks, et kõik on nagu kuidagi hästi. No peabki olema, ega seal on ikka negatiivseid asju ka välja toodud, aga inimestele on ikka, mis on miinused ja mis on negatiivsed omadused, et tegelikult inimestel seda ongi vaja, et positiivsust kõige rohkem ja kui ma kirjutaksin oma raamatu negatiivses laadis, siis ma arvan, et see ei huvitaks kedagi. Ma arvan, et selliseid inimesi on kindlasti, keda huvitab. Ja. Eriti vaadata naabreid, eks ju, mis on naabri numbreid, yes! Just, see oleks eriti nii eestlaslik kuidagi, ma arvan. Okei, aga 0, räägime 0-st ka, et ikkagi sa ütled siin, et 0 on ka olemas, noh, just kui number, takistus või tasakaalustaja, kumb ta siis on nüüd siis? Ta on nii üht kui teist ja 0-s on tegelikult peidus kõik võimalused elus, igaks asjaks. 0 peidab endast tohutult palju. Seal on kogu arengupotentsiaal, millest ütleme, see 0 läheb üle järgmisena 9, mis on uued algused, aga 0-s on kõik, kui sinu number on mingi teine ja ütleme, et kuskil tuleb 0 ja ta on ka võitluse, et oma elu eest võitluse, aga selle kompensatsiooniks annab ta ka väga palju. Näed, just kiitsin nagu siin, et ei ole midagi halba ja palun väga, kui sinu autonumbris on 0, okei, ära muretse, see ei ole katastroof, väga tore. See lihtsalt, aga see annab mulle juba sellise maigu suu, et ikkagi on, võiks nagu ettevaatlik olla, on ju. Et see lihtsalt võid veidi nõrgendada teiste numbrite omadusi, aga mitte tingimata tuua halba õnne. Vaat kui tore. Et, aga kui sul on vähegi võimalik valida autonumbrit, siis võiks 0 vältida. Okei. Aga näiteks mina eelistan seda, et ma ise endale mingeid numbreid üldiselt ei valiks. Mina ikkagi jääks selle juurde, mis on antud. Et last nagu tuleb. Just. Nagu tuleb ja tähendab, see on nagu mulle antud, et vaat sellest nimenumbrist, mis ma rääksin, siis numbrite valimine võib-olla ei ole kõige parem mõte. Et mis tuleb ja siis ma vaataksin just nende numbrite seda parimat külge ja parimat poolt. Et rõhutaks nagu pigem rohkem seda siis. Jah. Ehk siis me jõuame siis tõdemuseni, et ei ole häid ega halbu numbreid. Ei ole, tõesti ei ole. Kõik on head, isegi 0-l on oma tead omadused, nii et... Okei. Aga ikkagi, nagu sa praegu just ütlesid, eks ole, et ei tasu lasta mõjutada, et järsku mõni mõtleb, et oot, et see numbri kombinatsioon on nii naa, ma sünnitan lapse umbes sel ja sel ajal ja kui päev või asi nihkub siia või sinnapoole, et siis reguleerid seda. Ei, et see ei ole õige tegu. Ei ole. Et jumala pärast tulgu tal see õige number. Tegelikult lasta tuleb nagu sealt taevast ette määratud. Just. Minul oli ju niimoodi, et ma olin nagu nii 3 nädalat üle kantud, pluss, et siis ma sündisin pärast keskööd, mingi pool tundi pärast keskööd ka veel, et nagu... Aga siis... see, siis see läks juba järgmisesse päeva, jah.
nagu 19. no mina tean inimest, kes on täpselt keskööl sündinud ja siis läks ju tohutuks vaidluseks vanemate ja siis arstide vahel on ju, et kumb päev valida ja siis jäigi vist see peale, et arstid vist ikkagi ütlesid, et võtate järgmise päeva, et 0-0 tähendab ikkagi seda, et on nagu minul tütar sündis samuti kell 12 öösel ja kuna minu valud olid 5. veebruaril, siis ma valisin 5., nii et nad küsisid ka, kumba valida, ma ütlesin, ma valin 5. Aga kas sa siis juba teadsid numeroloogiast ka midagi? Ei teadnud, tähendab, teadsin küll numeroloogiast, aga see oli niisugune protsess, et kõik oli peast pühitud, et ma midagi seal kokku ei arvutanud ega midagi, nii et aga kas see siis, see ongi hästi tore näide tegelikult, nüüd sa ju näed oma tütart, tunned teda niivõrd hästi, kas ta sobib rohkem 5. kuupäevaga või 6. Ikka rohkem 5. Ja. Ta on väga seiklushimuline, väga tahab reisida, väga avatud, väga üritab ennast täiendada, et selles mõttes on see 5 on ikka täiesti temalik. Aga võib-olla ta oleks ka teine, kui ma oleks 6. valinud, et ega ma seda ju ei tea. Et sa ju kasvad selle sünnist saadik, sa ju kasvad lõpuks selle numbriga kokku. No seda ma ütlengi, et näiteks, et kui mina oleks sündinud Eesti ajal, ma sündisin Moskva aja järgi, aga kui ma oleks sündinud Eesti aja järgi, siis ma oleks ikkagi 18. sündinud. Aga ikkagi see, et see, mis ma olen oma sünniga kaasas andnud, selle numbri, et see number mõjutab sind siis tegelikult. Ja. Nii, kuulge sõbrad, aga mis meie vaateid väga kindlasti huvitab on nüüd, et mis meid ees ootab uuel aastal, et kas seda saab ka praegu juba? Jaa, muidugi ja ütleme, kui praegune aasta on number 9, tegelikult on see väga raske aasta. See on alati 9. aasta on raske aasta. Siis järgmine aasta on 1, mis on uued algused, kerge, hea, loominguline aasta ja kui see praegu on veel, ütleme siin november, detsember, on aeg teha plaane järgmiseks aastaks. Plaanid peavad olema väga hästi välja mõeldud ja kui need on hästi välja mõeldud, siis võib neid juba uuel aastal, esimesel aastal, siis 2026, võib neid kõiki projekte juba ellu viia, aga kui on mõtlematud plaanid, et sa siin jaanuaris alustad, et äkki ma teeks seda, siis tasub ikka natuke seisatuda ja järgi mõelda, et saada nii-öelda see plaan kindlalt kokku, et see ei oleks niisugune ehku peale. Et pigem nüüd enne aasta lõppu siis ära plaanida. Plaanid teha. Ja teostus. Mida sa tahaks järgmisel aastal teha, eks ju? Mis sul oleks plaanid, et ilusti kirja panna, mõelda kõik läbi ja siis läheb järgmisel aastal kõik libedalt. Wow. Ja mis on võib-olla järgmises aastas, et ega me ei pääse Avestast üle ega ümber. 21. märtsil hakkab eesli aasta, mis on väga positiivne aasta ja mille pärast ma lihtsalt ta üldse praegu välja tõin, et tavaliselt eesli aastal lõpetatakse kõik käivitunud sõjad. Nii et see oleks nagu selline et võib oodata, et see Ukraina sõda lõpeb lõpuks ära ka. Mis aastas me praegu oleme Avesta järgi? Ilves. Õige. Ilves aasta. Ilves ja ööbik, jah, et see on niisugune ettearvamatu ja aga samas küllalt positiivne. Aga 9. aastal veel nagu see 2026 on, et ei tasuks alustada uusi asju,
mida sa aasta jooksul ära jõuaks lõpetada, et kui on näiteks mingi kiire töö või tegemine või midagi tahad teha, siis oleks see just see, et sa detsembri lõpuks saaks selle valmis. Siis ei ole hullu, aga ütleme niisugune asi, mida sa alustad ja mis on pikemaajalisem projekt. Järgmisel aastal siis või? Nüüd novembris või detsembris. Okay. Et siis see võib järgmisel aastal täitsa soiku jääda. Ja. Et ta ei pruugi minna, et just alustada selle aastal ainult sellist asju, mida sa jõuad ära lõpetada. Ahah, okei, et kõik selge oleks, et sellel aasta numbri sees veel mitte alustada uute asjadega. See on see point. Just. Lihtsustatud. Just. Teha lihtsalt plaan ära ja siis saab järgmisel aastal plaani realiseerida. Just, vaat see oli oluline. Oi, mul on üks plaan küll. Tahad sa jagada seda plaani? Ei, ma räägin ümmarguselt lihtsalt et lihtsalt tuttav pressib peale, et teeme veel selle aasta numbri sees ära. See on täpselt nagu üks ühele, mis sa räägid praegu. Ja ma nagu täiesti intuitiivselt olen öelnud, et ei, et see on kohutavalt hea plaan minu meelest ja ma tahan seda teha, aga me läheme praegu justkui laseme üle jala, kui me hakkame veel pressima seda selle aasta numbri sisse. Et võtame rahulikult ja alustame uuel aastal nagu selle uue energia ja uue sellise, no täiesti nagu intuitiivselt rääkinud sellest. Ja nüüd mul ongi see hetk praegu, et seda inimest nagu natukene lase auru välja, lase natuke auru välja, rahune, kõik on hästi, teeme ära, aga uuest aastast. Ja väga tore oli seda praegu teada. Nii. Aga igal inimesel... See minust midagi kasu ka. Jah. Sa kinnitasid seda. Just, ega ei olegi vaja mitte seda tuua, aga mõni asi kinnitab meie enda mõtteid, et vahel on mõte natuke laokil, eks ju, ja siis ütleme mingid numbrid või mingid asjad aitavad need kinnitada, et siis tekib selles nagu suurem kindlus. Ja kindlustunne tekib. Et kummaline on see, et su enda saba otsa tunne tegelikult intuitiivselt, sa tajud ära, mis on õige ja vale. Aga siis, kui sa hakkad see, keegi teine mõjutab sind või kuskilt puhuvad uued tuuled, siis sa jäädki sinna nagu kõikuma ja sa võid minna nagu vales suunas, kuigi see süda või see tunne ütleb hoopis midagi muud, eks. Et see kinnitus on selles mõttes väga hea. Et siis, kui sa oled, mis ma tahan jällegi öelda, et kui sa tunned, et sa oled kahe vahel, te ei tea nii kummale poole, kuidas otsustada, siis võib-olla saad just tuge sellistest numbritest. Just nimelt. Et sa saad neile kas kinnituse või siis eituse, et näiteks kui ei sobi, aga tavaliselt on ikka enamuse inimestel siiski intuitsioon töötab väga hästi. Lihtsalt ei kuule seda või ei näe seda. Jaa. Ei taha kuulda. Sellepärast, et mõtled, et ise oled targem. Jaa, aga ma näitan. Jaa. Küll ma saan, jah. Nii, sa tahtsid viida? Jaa, ma tahtsin küsida seda, et vaata igal inimesel on ju ka isiklik aastanumber, mis sa paned siis kokku oma sünni kuupäev, kuu ja siis... See jooksev aasta. Ja plus jooksev aastanumber. Jaa. Et kas see ka... See on tähtsam tegelikult. See on tähtsam tegelikult, aga ikkagi tasuks paralleelselt vaadata ka kosmilist aastat. Ja siis võib-olla lähtuda ühest või teisest, et sinu... minul oli nüüd 5 aasta või on käimas 5 aasta mul. Ja nüüd sul tuleb 6, see on harmoonia, vastutuse ja ütleme kodu ja perekonna ja väga selline perekeskne aasta. Et kõigi eest, sul on nii see 6 on sul väga tähtis number, et kõik sinu tervis ja toitumine ja kõik on 6 all, eks ju, ja elutee ja et peaasi on see, et sa ütleme liigse hoolitsusega ennast tühjaks ei jookse. Ja. Eks ma seda olen hästi palju teinud küll elus. Ja. Aga nüüd mul oli 5 aasta ja mul oli üsna seikluslik aasta. Hästi palju seiklusi ja muutusi. Ja nüüd Anul tuleb 5 aasta. Mul tuleb 5 aasta või?
oli tore aasta või? ja üldiselt väga tore. No lihtsalt, et noh, vana inimene juba ja siis liiga palju seiklusi on liiga palju. ja sinul tuleb jah seiklused ka aasta ja muutuste aasta ja võid vahetada elukohta, töökohta, absoluutselt kõike. Aasta toob nii palju muutusi, et lõpuks aasta lõpuks on virvar peas on ju. Täiesti lähepas. Ja. No aga siis on mida oodata. Siis, ja siis kindlasti tuleb... reisida oleks väga hea kuskile ja mingeid niisuguseid noh, siin nagu ütleme sellel 5. aastal väga palju nagu isiklike suhetele nagu aega ei jäägi, sellepärast et kõik on nii põnev, seikluslik ja kogu aeg tahaks järjest midagi uut ja jälle leiad midagi täitsa intuitiivselt, jälle leiad midagi, millega kaasa minna, nii et Ossa Jeesus ja püha müristus. Sind ootabki ees püha müristus. No tore, siis on jälle tore aasta pärast siin istuda ja rääkida. Võta meelde. Jah, no aga siis ma tean, et peale püha müristus tuleb mul ka 6. aasta. Ja, siis on looming, harmoonia, armastus, kõik niisugused asjad on sul no, väga tore. Ootel. Just. Oh my god, no aga siis on tore, aga kuidas siis, kas on mingi halb aastanumber ka, nagu sa tahad üritad kogu aeg? Ütleme üldiselt 9. aasta on küllaltki halb aasta. Oi. Aga noh, minul mitu 9. isiklikku aastat ei saa üldse kurta, ei olnud halvad, aga tihtipeale inimesed kaebavad, et aga see 9. aasta. Et sa oled ise nagu nii teadlik ja oskad ise nagu suunata või... Ja, võib-olla ka, jah. Ja öeldakse, et näiteks 9. isiklikul aastal makstakse tagasi teistele emotsionaalsed kahjud, mis sa oled teistele teinud. Ütleme, seal ilma aseta näo täis saimanud on ju, see on teisele tehtud emotsionaalne kahju on ju. Mina olen vaadanud enda 9. aastaid, ma ei tea, ja siis ma olen avastanud küll, et need on õudselt nagu keerulised ja keerulised on nad ikka jah ja see on toredad. See on tore, siis saab nagu tagasi kerida ja vaadata ja mõelda, et mis mul sellel 9. aastal oli. Aga ikkagi aastad jooksevad kuni siis 9. ja siis hakkab jälle esimest peale. Aga ta hakkab jälle 1 peale, mitte nullist. Ei, 1. 9 ja siis hakkab jälle 1. Aha. No siis kerime tagasi ja mõtleme, mis oli siis 9. aastal. Ma pean vaatama, ega meie looja teab, mis. Aga tagantjärgi on kihvtim võib-olla saada kinnitust. Just. Sellepärast, et siis sa jälle ütleme järgmises tsüklis sa jälle tead paremini, mis siis oli valesti, mis siis oli ja kuidas nüüd olla ja käituda, et mida vanem oled, seda parem on vaadata neid, ütleme, eelmiseid sama numbriga aastaid, mis sul on. Ja võtta õppust sellest. Ja, võtta õppust, jah. No, 21 näiteks oli sinul 9. aasta. 21 aasta kurjavat üldse ja absoluutselt praegu ei haaku miskist, aga mul on õnneks koroona, kõik... see oli vaktsineerimise aasta. Vaktsineerimise aasta, aga see oli jah. Sest õnneks mul on sellise suurusega, vaata need kalendrid päevade kaupa on ja siis ma ei viitsi kirjutada päevikut, aga ma klõpsan sinna kõik need asjad sisse, kus ma olen reisil käinud, on ju mingid piletid, teatripiletid, muuseumipiletid, pildid, mul on emal hästi tore fotoaparaat, vanaaegne, mis teeb päris pilte veel on ju. Ja siis võib-olla panen mingi põnevama ajakirja lõike, mis mind on nagu kõnetanud, klõpsin sinna sisse ja jube tore on vaadata, mul on mitukümmend aastat seda teinud juba, et õudselt kihvt on tagasi vaadata. See on tõesti põnev. Ja seal on, ja sa nagu loeksid seda nagu päevikut või elulugu, sest siis hakkavad sul pildid silmes jooksma nagu. Siis... Mina kirjutan ka märksõnad üles. Just. Et pole ju mõtet pikalt kirjutada, ei viitsigi pikalt mingi päevikut lugeda on ju. Aga just märksõnad. Ja emotsionaalsed pildid ma panen, sest nendega mul assotsieerub kohe
mingid ajahetked, et seda on. Ja kuna, kui reisid, millest on mul nüüd väga palju kasu, on see, et kui mingi koht on väga meeldinud, sealt ma olen pannud need hotelli, need igasugused nimed ja asjad ka sinna. Ja siis on tagantjärgi tore vaadata, oi, seal mul oli nii tore, ma tahan sinna uuesti tagasi minna näiteks ja nii edasi ja nii edasi. See oli väike lühik kokkuvõte minu elust. Kuule, aga kas riikidel ka numbrid on? Tead, no võiks võtta need nimed kokku, aga ausalt öeldes ma ei ole seda võtnud. Ja ma pole päriselt aru saanud ka sellest, et tehakse riikidele horoskoope. No selleks peaks olema, ütleme, et sul on päev, millal iseseisvumise saavutas, eks ju. Aga sul peab olema ka kellaaeg, millal sa registreerid. No kes neid kellaaegu teab? No nüüd me teame, aga võib-olla nad võtavad, ütleme päeva järgi, nii et ma selle mundaan ja ütleme nende riikide asjadega ei ole nagu kursis. Ma siis mõtlesin, et huvitav, et kas on mingi, et kas ma saan nagu vaadata, sest on ju vaata see kartograafiline astroloogia on ju, et sa saad astroloogiliselt vaadata, et kas sa oled nagu õiges kohas elad või et kus sul nagu mingid asjad paremini sujuvad ja nii edasi. Seda äkki saab numeroloogiliselt ka vaadata, et kas Eesti on näiteks õige koht või peaks ära kolima või? No minu meelest, kui me nüüd võtame 5, 11, 12, 13, 22, siis on Eesti nime järgi nagu tuleb päris meisternumber 22, mis on uus ülesehitus ja niisugune, ütleme, vaimsete inimeste riik, kellel oleks, ütleme, eelkõige just vaimsed huvid. Suurte visioonide, rahu ja heategude keskus. 22. No praegu ei tundu, kuidagi kõik nagu nokitsevad. Vaata, meile tundub endale alati seal, kus me oleme, et see on nagu, siin on kõik asjad halvasti ja kui sa läheksid nüüd korraks eemale, elaksid Ameerikas või siis Hispaanias või ma ei tea, kuhu need inimesed palile lähed, siis sealt, kui sa oled seal pikemat aega ära, siis sa sealt eemalt näed ju, et Eesti on mega hea koht. Eesti on absoluutselt, ma absoluutselt ei vaidle sellele vastu, lihtsalt, et tüke nokerdamine. Ja tegelikult on ta ka, see 4 näitab stabiilsust, eks ju. Et küllap see luuakse ja see kõik võtab aega. Meil on ju alles nüüd see juba mitmes ärkabis aeg, eks ju, millal ikka inimesed hakkavad rohkem osa võtma ja kõik need protsessid ei ole ju kiired. Need võtavad ikka aastakümneid aega, igasugused sellised muutused ja. Selge. Kui see on nii põnev raamat, ma juba siin saate ajal ühe silmaga loen seda, et see on väga äge raamat. See on nüüd juba müügil ka või? Jaa. Aha. Ja siin on ju veel ka räägitud sellest, et sul on isegi menüüd koostatud igale numbri juurde. Mulle see nii meeldib. Ma mõtlesin kohe, et läheks poodi ja hakkaks ostma. No, raamat käes. Ja. Toiduained. Sõbrad, kallid, meie aeg on läbi, see läks nagu niuhti ja ma ei tea, millal sa viimati käid. Sa käid iga aasta meil külas. Kuule, peaaegu tuleb nii välja. Ja. Nii et me ootame siin järgmisel aastal kindlasti uuesti. Ja. Aitäh, Kai. Tänan kutsumast. Just. Ja meie kohtume teiega samuti peagi.